tervitused. Kõigepealt see seis, mis teil nii-öelda aruande esitamise kohustuse kontekstis on, et paljud ettevõtted nüüd on juba selle läve piiri peal, eks ju, kuidas teie seis on, milline aruanne saab 2025. aasta alguses kokku kirjutatud? Hakkame siit minema. No töö käib, et kui me nüüd räägime siis sellest kestlikkuse mõttes, eks ole, et paljudele ettevõtetele nüüd siis uuest aastast on kohustuslik mitte enam ainult avalikustada oma finantsandmeid, vaid ka seda, kuidas me siis ettevõttena mõjutame seda, mis toimub meie keskkonnaga, loodusega, kui ühiskonnaga, kui seda, kuidas me siis eetiliselt valitseme oma ettevõtet, siis kuuludes Orkla Gruppi, siis rakendub see kohustus Orkla Eestile juba nüüd Gruppi osana ja me ei anna välja nii-öelda Orkla Eesti alt sellist aruannet küll aga Orkla Gruppi alt ja see saab siis konsolideeritud kujul sisaldama ka Orkla Eesti andmeid. Ja no eile terve päeva tegelesin sellega, et vaadata, kuidas ja kes ja kust neid andmeid võiks siis sinna kokku koguda. Aga see ei olegi nagu väga halb, et kui ühe päevaga hakkama saab kogu selle asjaga. Jah, ega ma lõpuni ei jõudnud ja ega ma eile ei alustanud. Ja ega ma ainukesena ettevõttes kindlasti sellega ei tegele, et minu häda on see, et ma olen küll ainuke ettevõttes, kelle ametinimetuses on sees jätkusuutlikkus, aga mul on see häda, et ma ei taha üksi tegeleda, ehk et ma kogu aeg püüan kõiki kaasa tõmmata ja luua selle juures sellel teekonnal jätkusuutlikkust. Kalev, kuidas teil on? Teie ettevõtte vist ei pea esitama seda, ma julgen aimata, et te jääte kusagile sinna piiri juurde pigem allapoole. Ja meilt keegi otseselt riigi poolt ei nõua, ma arvan, et see on selle tänase arutelu üks huvitavaid aspekte üldse, et kui riik kogu aeg ütleb, et me järjest vähem nõuame aruandlust ettevõtetet ja kõigil läheb elu lihtsamaks. Kuna meie pakume ikkagi mõnele 10 finantsettevõttele teenuseid, siis minu meelest meie peame küll järjest rohkem raporteerima, aga mitte riigile. Et riik on pannud kogu selle aruandlusnõudmise kohustuse nüüd kellelegi teisele, siis me ikka raporteerime. Aga nüüd mitte siis ühele riigile, vaid mitmekümnele ettevõttele ja see ei ole kuidagi lihtsam. Aga peab ütlema, et ei ole standardiseeritud vormi tehtud veel, samas ESG raporti me jaanuaris siiski produtseerime. Ehk teid sunnib see, et te olete nii paljude ettevõtete vereringes oluline tegija ja nemad ei saa oma raporteid ilma teie andmeteta esitada. Nad nii väidavad, jah. Kuidas Elias on? Mis seisus teie olete praegu? Meie oleme sellises seisus, et oleme umbes aasta aega juba valmistunud, et esimene versioon sellest üldisest aruandest on valmis, aga meiega on natukene sama lugu nagu Orklaga, et me oleme tegelikult osa suurest rahvusvahelisest kontsernist, mis tähendab seda, et meie anname oma andmed kontserni aruandesse. Et selle võrra on võib-olla ühelt poolt lihtsam, aga need samad küsimused, et mida üldse see aruanne peab sisalduma, ehk missugused on need olulised teemad, kust saada andmed kätte, kust saada see nii-öelda väärtusahel, et Kalevi šokolaad, mis meil on laual, või digiallkirjad, et mis siis tulevad tänu SK ID Solutionile meieni, et tegelikult see on võib-olla kõige keerulisem teema kogu selle aruandlusega. Mida see inimlikult nagu teile, see töökohustusena on tegelikult tähendanud? Et mõelda, et nüüd see on esimene aasta, kus see aruanne nagu läheb teil gruppi, eks ju, kuskile liigub üles ära, aga ikkagi teil toodatakse. Et ma kujutan ette, et sealt ülevalt on tulnud ka mingid juhtnöörid ja mingi nagu grupisisene teadmine veel nagu põhjalikum, aga päris lihtsalt nagu Excelis tabelis asju ära täites ei õnnestu seda ikkagi kokku panna. Mida see inimlikus plaanis on tähendanud töö tegemise mõttes? No mina ütlen, et tegelikult on väga põnev samuti, et kõiki neid andmeid kokku saada ja Orkla tegelikult on aastaid andnud välja oma jätkusuutlikkuse raportit, siiamaani siis nii-öelda vabast tahtest, nüüd on see tulnud siis seadusandliku kohustusena ja ta peab olema 100% auditeeritud, mis tähendab, et see selline ootus nende andmete täpsusele on hästi palju suurem, ehk et selline pinge võib-olla on seal juures. Aga selles suhtes meeletult palju midagi uut, mida me peame avalikustama, nüüd selle aastaga ei kaasne, sest me oleme seda teinud juba aastaid ja tegelikult kui Orkla Eesti alt oleme viimased aastad majandusaasta aruande osana siis oma kestlikkuse alaseid tegevusi ja tulemusi kajastanud. Aga jah, et mida see CSRD, mida ta siis teeb, on see, et ta annab sellise kindlama raamistiku sellele, et kuidas seda tuleb teha ja mõningaid andmeid me ei ole kogunud siiani täpselt sellise definitsiooni alt võib-olla ehk, et kes on, ma ei tea, seal töötajad ja mittetöötajad ja kuidas nemad jaotuvad ja kõik see, et seal natuke niisugust muut on. Palju Telia on varem kätt harjutanud juba?
Päris kõvasti oleme harjutanud. Teil on ka põhimõtteliselt asi selge. Meil on selge, ma arvan, et see ei ole mitte kellelegi. Ütlen ma tegelikult selle kestlikkusaruandluse kohta, et ega see on tohutu õppimisprotsess, et kuigi me oleme teinud oma sellist nii-öelda kestlikkuse teekonda, alustasime varsti juba 10 aastat tagasi, oleme päris mitu aastat teinud oma ühiskondlikku mõjuraportit, oleme tegelikult erinevates formaatides muid erinevaid raporteid teinud, kasvuhoonegaase mõõdame ja nii edasi, aga tegelikult see kestlikkusaruandlus on ikkagi paras selline õppimisteekond, et samamoodi nagu õpivad need, kes teevad ja raporteerivad, õpivad tegelikult, ma arvan, et ka audiitorid ja tegelikult ühiskond laiemalt, et ma arvan, et seda esimest aastat tasubki vaadata kui sellist nagu intensiivset koolitust kõigile, et ja see, mis on siis täpselt õige ja mis siis tegelikult võiks olla teisiti, eks see selgub esimeste aastate käigus, et mul on endal selline juurataust ja ma olen näinud väga paljusid erinevaid muid regulatsioone ka, et on see siis isikuandmete kaitse või tuleb AI Act, tegelikult on need samad küsimused, mingi kontseptsioon pannakse paika ja tegelikult mis sinna elus sisse mahub, see selgub siis töö käigus. Et, ja kuidas ta võib-olla laiemat ühiskonda mõjutab või üldse sellist nagu ettevõtlussektorit, kõik muutub palju paremini võrreldavaks ja läbipaistvaks. Sellepärast, et siiamaani oli natukene nagu see lugu, et igaüks rääkis, millest ta siis õigeks pidas. Kalev, kuidas teie majas? No, see, et sina istud siin, seal võib olla 2 põhjust, et sa oled ise pidanud seda tegema või siis tahtsid tulla ise esinema lihtsalt ja ei lasknud oma seda inimest, kes igapäevaselt seda tegi. Et kuidas see nagu päriselt siis teie majas välja nägi? Ei, me oleme selle Telia raportiga pidanud tuttuma, me tahtsime neid andmeid saada, ega see väga lihtne ei ole. Et kokkuvõttes mina arvan ikkagi, et me siseneme mitte nagu aastasesse, vaid vähemalt 10-aastasesse tsüklisse, kus me kõik teineteisele valetame silmad avali kogu aeg, et see on ikkagi täiesti õudne, mida me teeme minu meelest, et seal selleks, mida sealt raportitest tahetakse välja lugeda, ei ole mitte mingisugust sisulist alust. Et iga nagu järgneva sammuga selles skaalas, kus me tahame skoop 1, skoop 2, skoop 3 minna midagi mõõtma, meie viga läheb järjest suuremaks ja see iga järgnev viga ei jää nagu iseenda külge, vaid et kui me siis võtame skoop 1 nagu väikese vea viime skoop 2 peale, et see mõju nagu kogu aeg nagu läheb suuremaks, lõpuks see, mis sealt välja tuleb, on puhas müra. Ja mis on ka õige, et ootus on, et me hakkame seda müra, mida üks ettevõte annab, võrdlema ühe teise müraga ja hakkame mingid tarku otsuseid selle pealt tegema, see on täiesti õudne. Et me oleme seda proovinud teha, me tegelikult... Too mingi näide ka näiteks, kus sa oled siis aru saanud, et sa laias laastus kas, ma ei tea, munade, õunte või laest võetud andmetega oled neid ruute täitnud? No kõige lihtsamal kujul, et kui me vaatame meie puhul kõige suurem selline tootev üksus on serverruum, eks ole, see on täis tehnikat. See tehnika on siis keskelt läbi 0 kuni 5 aastat vana ja ta on kuidagi omavahel ära seostatud ja ta toodab midagi. Meie tootmisväljund sõltub temast ära. Me tahame oma sellest toiduahelas vaadata, kuidas see on toodetud. Ja 98% sellest teadmestikust ei oma mitte mingisugust arusaamist, milline lapstööjõud, milline nafta maardla seda kõike mulle andis. Sealt ei ole mitte midagi võtta. Ja siis me võtame selle väikese protsendi, kes midagi sarnast on teinud, on andnud välja raport, et mina tootsin enda selle asja suurepäraselt nende keskkonna kriteeriumite alusel ja see on sellise jalajäljega. Ja siis me paljundame selle lihtsalt tuimalt, sellest 2%-st 100 peale, sest meil midagi muud ei ole. See on ikkagi väga suur vale. Ja tegelikult, kui me vaatame mingit digitaalset jalajälge, ükskõik peaaegu millel, igal ühel, kelle on telefon taskus, et kui ta proovib välja mõelda, et palju see telefon siis tegelikult jalajälge tekitas, siis tal on võimatusest aru saada. Et tehnoloogia, mida me täna kasutame, on selles mõttes üsna kehvasti jälgitav. Teine asi on kogu selle optimumi küsimus, et üksikisiku ettevõtte ja tegelikult isegi riigi kontekstis mõõta nüüd näiteks kliimamõjusid on täiesti mõõtud, Eestil ei ole kliimat, eks ole, Eestil on ilm, aga kliima on midagi globaalset, eks ole, et see, kui me lükkame oma prügi, eks ole, kuskile teise poole piiri, sellest ei lähe kuidagi paremaks, kus see kõige paremini välja paistab on see, kui me olime mingisugune sarnasel vestlusringi lätlastega, ja siis nad näitasid, kus Läti energia on palju puhtam kui Eesti energia. Ja kui me küsisime, et kust te ostate seda,
elektrienergiat. Sa ütlesid, et sellest Nord Poolist, eks ole, kus meie see elekter on täpselt sama palju nagu mängus kui nende oma. Aga kuidagi lätlased on selle juures puhtamad kui meie. See tundub täiesti arusaamatu. Eesti inimese pea ikka läheb rohkem püsti, kui ta nagu Lätti jõuab, et Lätil on siis energia suhtes mingi samasugune reaktsioon. Soomlastel on ka hästi. Ja soomlastel ka hästi. Aga Kristiina, tegelikult on väga huvitav küsimus, et kuidas teie olete nagu lahendanud selle ära? Teie serveriruumid on ju ka samasugust tehnoloogiat täis, mille puhul on väga raske jälgida, kus kohast ta päriselt tulnud. Seal tegelikult tehnoloogiaga on niimoodi, et need tootjad on üsna sellises erinevas etapis. Mõned suudavad päris täpselt anda oma sellist jalajälje hinnangut, alati saab täpsemini. Selles mõttes alati saab täpsemini, sellega ma olen täiesti nõus, aga ma ei ole päris sellega, et mitte midagi ei ole teada. Ehk põhimõtteliselt on mingid suured põhimõtted ikkagi nagu selged, et kui sa näiteks pikendad põhimõtteliselt tehnoloogia puhul selline 70-80% tekib jalajäljest tootmisel, mis tähendab tegelikult nagu seda, et mida pikemalt sa mingisugust ressurssi kasutad, seda tegelikult väiksem on see jalajälg. Et minu uskumus on iseenesest nagu see, et ega see kestlikkuse juhtimine ei ole mitte midagi muud kui tavaline ressursside juhtimine. Et kui mõelda nii-öelda nagu suures pildis, missugune see suund on, siis tegelikult lähebki juba päris õigesti. Et sa ei pea teadma igat koma kohta, aga sa pead aru saama, mis on need suured mastaabid. Et kui ma toon mingeid muid näiteid, et millest ettevõte, mida ta võiks nagu mõista, on näiteks see, et millest tema jalajälg üldse koosneb. Muidu näiteks hakatakse tegema sellist asja, et tegeleme näiteks ärireiside jalajälje vähendamisega ja tegeleme sellega, et siis inimesed võimalikult nagu ökonoomselt tööle ja koju liiguksid. See on täiesti ebaoluline, et näiteks Telia puhul see jalajäljest, see osa moodustab nii-öelda edasi-tagasi tööle koju liikumine 1% ja siis ärireisid selline olenevalt aastast a la 0,3%. Ärme tegele sellega, vaatame hoopis mujale. Et mina olen hästi selles mõttes selline nagu suure pildi ja suunausku, et kui sa nagu vales suunas ei jookse, siis on juba päris hästi. Ja. Evelin? Ma olen hästi nõus sellega, et tuleb mõista, et kus su peamised mõjukohad on ja siis nendele fokusseerida. Aga mida mina olen võib-olla õppinud oma aja jooksul, siis jätkusuutlikkusega tegeledes ühes ettevõttes, et tegelikult on hästi oluline ka mitte ära unustada neid pisikesi, mis on hästi väljapaistvad tegevused, sest need on need läbi, mille sa hoiad siis oma ettevõttes seda niimoodi rohkem võib-olla nähtaval ja tahes-tahtmata kipuvad need olema see, et kuidas me jäätmeid sorteerime ja kas meil on seal ühekordsed kitlid või siis, et kas me sõidame autoga või bussiga või rongiga või lennukiga. Et selles suhtes nende tegevuste otsene mõju kindlasti on pisem kui meie selline mõju põhikohad, aga nad on siiski olulised just selle teadlikkuse ja sükse. Mulle tundub, et Kalevi ahastus tuleb lihtsalt sellest, et nende töö ei tee ära tüübid, kes nagu tahavad kitlitesse pugeda või peavad. Neil on nagu seal koha peal serveriruum täis mingeid ping tegevaid masinaid. Mõnikord ei tee ka ping, eks ju, ja siis on nendel suur probleem. Aga need masinad, kes siis töötavad, trackida või aru saada, kus nemad on tehtud ja milline see nende jalajälg on Kalevil lihtsalt üliraske. Et teil muidugi Põltsamaal ilmselt midagi vist ja Kalevis, eks ju, midagi šokolaadivabrikus ja nii edasi. Et seal on aru saadav, et enamus asjast on ikkagi see tooraine ja selle tooraine töötlemine, mitte niivõrd küsimus nendes masinates. See on see esmatootmise tasand, tegelikult samamoodi see kurikuulus kolmas mõjuala, eks ole, mis on meie mõjualast või meie käeulatusest kõige kaugemal, et toidu puhul täpselt samamoodi, et valdav osa keskkonnamõjust tuleb ikkagi toormetest ja selle esmatootmise tasandilt ehk et põllumajandus, karjakasvatus, need etapid ja seal on meil vähem võimalusi midagi muuta kui see, mis me oma tehastes teeme, mis annab võib-olla umbes 10% meie sellisest mõjust. Aga samas seal siiski on võimalusi ja me saame ikkagi võrrelda toormeid omavahel ja tarnijaid omavahel ja tootjaid omavahel. Ja mida meie selleks kasutame, on siis sellised RISE instituudil on suur andmebaas erinevatest toormetest, mida siis toidu tootmiseks maailmas saab kasutada, millede puhul on siis elutsükli analüüsi põhjal hinnatud ja sealt ikkagi tulevad selgelt välja erisused, et millistel toormetel on see mõju keskkonnale suurem, millistel madalam. Et ma ei ole nüüd selle valdkonna ekspert, ma ei tea, kuidas seal on seda võimalik teha, aga ma usun, et täpselt nagu ennem öeldi, et ega see komakoha täpsus ei ole see, mida me peame taga ajama, vaid pigem ongi see selline üldpilt ja peamiste mõjukohtade tundmine ja siis nendega tegelemine. Miks sa üldpilti ei taha vaadata? Oi, väga tahan. Mulle üldpilt väga meeldib. Ma tahtsin öelda, et ega tegelikult meie see jalajälg ei ole selles serverruumis. Et me oleme oma jalajäljest nagu aru saanud, meie jalajälg ikkagi eelkõige tuleneb sellest, kui me sunnime inimese liikuma füüsiliselt kuskil Eesti, Läti, Leedu, Vabariigi pinnal ühest kohast teise.
ehk siis kui kas Smart-ID või mobiil-ID või millegi muu saamiseks kodanik peab liikuma füüsiliselt mingis ruumis ja samas, vot see on nüüd see koht, kus mul ei ole kuidagi võimalik eristada Tartu või Riia siis bussi või trammi liiklejat omavahel, eks ole, et ei ole mul seda jalajälge, et kui ma sunnin kilomeetri inimese liikuma ühes linnas, kus on, ma ei tea, elektritransport ja teises linnas, kus kõik sõidavad diiselbussidega, no mul ei tule kuidagi välja seda, et ma nagu kaks erinevat jalajälge tekitasin, mul on üks jalajälg, eks ole. Aga see on minu mõju tegelikult keskkonnale ikkagi sellest, kuidas ma sunnin oma teenuse kasutajad käituma. Ja digitaalsete tehnoloogiate üldine mure on selles, et me oleme olemuslikult kahjulikud. Ja EIARVE ka, millest te siin aasta läbi olete rääkinud või kogu konverentsi või ükskõik milline AI, olemuslikult kahjulik sellepärast, et teda ei ole naturaalselt olemas. Järelikult me tekitame midagi, mida enne poolt olemas, järelikult selle on jalajälg, see on iseenesest vastik. Ja nüüd õigustada mingi jalajälje tekitamist, selles mõttes seda nagu ära vähendada, Orklal on lihtne, sööma peab, eks ole. Aga EIARVet ei pea tekitama, AI-le chatbotiga suhtlema ei pea, mingit sükust nagu otsesest vajadust ei ole. Meie teenust ka ei ole vaja naturaalses mõttes. Digitaalset allkirja anda ei ole vaja, küll aga me usume siiralt kuidagi, et sellel on õigustus, me läbi oma tegevuse omame mõju ühiskonnale, mis tegelikult vähendab jalajälge. Ja vaat seda mõju hinnata, et kuidas meie tegevus mõjutab kogu ühiskonda läbi selle, et me mõõdame, mida me iseenesest ise teeme, see on väga raske. Hoopiski see inimene, kellele me siis teenust pakume või kes meie lõppkasutaja on, tema mõjutab ja tema käitumine muutub ja kuidas seda käitumise muutust hakata mõjutama ja vaatama, et mis see siis on või ei ole. See on palju-palju keerulisem ja ma ei näe seda nendes tänastes raportites väga tihti, et see on võib-olla mõnes mõttes on see Telia väljakutse täitsa väga hea küsimuseks, tegelikult väga hea nagu püstituseks, et sellise tabeli järgi hinnates tõesti on Orklal väga palju lihtsam öelda, et millise positiivse jälje nad maailma jätavad. Kuidas Telia seda positiivset poolt hindab? Meie oleme ise oma sellist positiivset käejälge pigem selle võrra või ütleme selle nurga alt vaadanud, et mis on need alternatiivid. Ehk tegelikult näiteks, kui me võtame selle digiallkirja, siis alternatiiv on see, et me näiteks tahame neljakesi teha mingisugust koostöölepet, siis me saame mingisugusest, sõidame mingisse punkti ja põhimõtteliselt paneme allkirjad alla ja tegelikult selle tegevuse jalajälg siis arhiveerime ka veel selle paberi on oluliselt suurem, kui teha neid asju digitaalselt. Et me oleme ise, vaatame pigem nagu läbi selle, et kuidas on võimalik inimestel oma jalajälge vähendada läbi tegelikult meie teenuste. Et mingid teenused on väga selgelt sellised, näiteks erinevad IoT-lahendused, et ei ole vaja kuskilt käia mingisugust datat kokku kogumas, vaid tänu nendele lahendustele see informatsioon jõuab inimesteni. Aga me kogume ju 10 000 kordi rohkem, kui me never oleks see kogu ilma seda ma arvan, et selles mõttes õige küsimus ehk üldse, mis on loomulik elamise viis. Kas see, et me tegelikult oleme siia kogunenud, kas seda tingimata on vaja, kas iga hommik on vaja tingimata hakata tööle, kas kui üldse, mis toitu peaks sööma, võib-olla me kõik peaks nagu taludes elama, et piltlikult öeldes, mis on üldse loomulik. Purgist, eks ju? Just. Ja ütleme nii, et kas šokolaadi peab üldse sööma, et tegelikult ju kiviaja inimene ei söönud šokolaadi, et see on ju täiesti ebaloomulik, et kui me nagu selle narratiivi võtame, siis ma arvan, et me peaks kõik nagu hakkama hoopis teistmoodi elama. Sellest vaatest me oleme kõik silmakirja teenerid. No just, jah, et mis on siis nagu see, mida tingimata üldse elus vaja on. Okei, aga tuleme korraks sealt siis sinu poolt, Kristiina, liikuma hakates. Mis te siis olete nüüd teinud? Et üks asi on mõõta ja fikseerida, aga ma oletan, et midagi ikkagi on tulnud ka teha. Et see esimene raport nüüd päriselt hakkaks nagu tööle, nii nagu teie puhul, eks ju, Rootsi omanikud ootavad ja teil ka vist Rootsi, eks ju, Norra, eks ju, omanikud ootavad. Et sobituda teistega kokku nagu sinna mustrisse. Mida te Eestis olete teinud? Meie pigem oleme vaadanud sedapidi, et see raporteerimine lihtsalt on nende tegemiste ja tagajärg, aga me oleme hästi pikalt tegelikult keskkonnajuhtimisega tegelenud ja üks võib-olla sellistest üsna konkreetsetest asjadest on energiatõhususe juhtimine, et kus me siis oleme üsna konkreetselt vaatame üle oma erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, kas me midagi saaksime sulgeda, näiteks hiljuti panime kinni 3G-võrgu ja tegelikult iga uue tehnoloogia põlvkonna jalajälg on oluliselt väiksem ja kui ma mingeid arvandmeid toon, et siis näiteks üle selle aasta andmeid mul veel ei ole, aga eelmisel aastal meie
sidevõrgus mahud kasvasid 20%, aga jalajälg kasvas 6%. Ehk iseenesest sellega me toimetame päris palju ja samamoodi oleme ehitanud siis päikeseparke oma mobiilimastide juurde, et hetkeseisuga vist 67 tükki on valmis ja päris arvestatav osa siis sellest energiatarbimisest tuleb sealt. Siis teine üsna konkreetne asi, millega me oleme toimetanud, on näiteks uuskasutatud seadmete müük. Et tegelikult inimesi nagu ärgitada sedapidi mõtlema, et ära jäta oma asju sahtlisse ja see uus seade võib olla ka teiselt ringilt samamoodi nagu auto või riided. Et just seesama küsimus, et valdav osa sellest elektroonika tootmise jalajäljest tekib selle tootmisel. Et meil on päris selles mõttes terve rida hästi konkreetseid tegevusi ja minu enda uskumus on see, et raport lihtsalt on mingisugune foto teatud ajahetkest, oluline on see toimetamine ja võib-olla see kõige suurem väljakutse ongi, et selles raporteerimise nagu tuhinas mitte unustada ära sisu. Et see raport ei saa olla mitte kunagi eesmärk omaette. Kas sa reaalselt tunned, et ettevõtte suutlikkus midagi teha selle tõttu on läinud nagu paremaks? Et need tunduvad nagu kõik loogiline, et me proovime panna päikesepargi selle masti kõrvale, sellepärast et elektri hinna volatiilsust mõeldes ja pool aastat peaaegu saame ise hakkama, et seda nagu mingi selle ESG varjus küll ei peaks tegema. Mina usun, et see ongi tegelikult nagu väga loogiline ja ESG nii-öelda varjus või ütleme niimoodi, et selle egiidi all tulebki teha ainult neid asju, mis on loogilised. Et selles mõttes see peakski olema nagu selline terve mõistuse tšekk, et ära tee mitte kunagi ühtegi asja, mis lihtsalt tundub sulle nagu selline rumal, isegi siis, kui sulle andmed võib-olla nagu näitavad, et äkki selle tulemusena muutub midagi paremaks. Et sealt tulebki leida alati see win-win üles. Ja mis mulle kogu selle nagu kestlikkuse teema ja selle juhtimise puhul meeldib, ongi see, et see on väga terve mõistusega asi. Et kui sa teed neid asju, mis sul võimaldab ökonoomsemalt toimetada, siis ilmselt on see ka kestlik. Ilmselt su raportis need numbrid lähevad ka paremaks. Kas sa ideaalselt oskad seda kokku lugeda? See on teine küsimus. Kas nii palju aruandlust vaja? See on minu jaoks ka suur küsimärgi koht. Äkki saaks lihtsamalt. Võib-olla sinu ettevõtte nagu spetsiifikast tulenev on see, eks ju. Aga kas sa oled leidnud ka midagi siis nagu praktilist, Kalev, ettevõtte enda jaoks, et see maatriks lõpuks need skoobid kõik, need nagu teemad kõik, eks ju, mida hinnatakse, on nad andnud sulle nagu sinu ettevõtte juhtimisel midagi kasulikku? Ja ikka see nagu tegevus iseenesest on ju sisukas ja väga mõistlik ja veel kestlikkus ei ole ainult mingisuguse jalajälje mõõtmine, kestlikkus on ikkagi väga-väga lai, kui te võtate ÜRO ikkagi kestlikkuse eesmärgid, siis neid on ikkagi rohkem kui sõrmi ja nende kõigiga saab midagi teha. Et me ei peaks keskenduma sellele väga väiksele osale seal, aga meie jaoks kindlasti oli üsna valgustav see, et kui suure tegelikult jalajälje päriselt moodustab see inimeste liikuma panemine. Ja see tähendas ka seda, et me otsime neid võimalusi, kuidas iga üksik inimene Baltikumis peaks võimalikult vähe liikuma, et leida see kontaktpunkt, kui tal vähe on, vaja seda üldse on ja jätta võimalikult vähe sinna kontaktpunkti üldse peaks minema. See oli väga hea argument Politsei- ja Piirivalveametil näiteks ütlemaks, et miks teist korda ei pea inimene minema üldse kontorisse, kui nad seda iseteeninduslikku mõtet välja mõtlesid. Et need on kindlasti mõjutanud seda, kuidas me mõtleme sellest, mida me teeme ja kuhu me läheme, aga see raporteerimine sinna konteksti on ikkagi väga kohutav. Et kui seda teha nagu hingest ja tahtega midagi head ära teha, siis see on kõik väga õige, aga kui selle juures proovitakse võrreldavaid numbreid genereerida, siis see on kõik butafooria ja see kuidagi masendab neid inimesi, kes seda hingest minu meelest teevad üsna tihti, et miks nad peavad seda kõike komakoha täpsusega siiski raporteerima hakkama. Kuidas on, Eveli, kas sa oled nagu tundnud aeg-ajalt masendust selle juures? Ei ole masendust, et ma olen selgelt selle poolt, selle aruandluse poolt, ehk et ma usun, et see on vajalik, et need ÜRO kestliku arengu eesmärgid, mida on 17 tükki, mis aastal 2015 siis vastu võeti, et mis siis selle ajaga maailmas on palju läinud paremaks, ehk nälga on vähem, vaesust on vähem, samas iga aasta teeme uue rekordi kliimaheitmetes, eks ole, ehk et sellisel nii-öelda pehme seaduse kujul nad ju väga ei toiminud. Ja ega nüüd see raport siis ka ei kohusta kedagi midagi tegema, lihtsalt kohustab avalikustama, et aga näita, et mida sa teed. Ja see siis võib-olla aitab kaasa sellele, et me muutume teadlikumaks oma ärimõjudest kaugemale kui see, et mis on finantstulemused ja kui me oleme teadlikumad, siis see paneb ka tegutsema, paneb nägema neid kohti. Küsimus oli, mis te tegite?
Me oleme teinud ka päris palju, et nagu siin Telia ütles, et ega see kestlikkus ei ole ju midagi, mis on alanud nüüd, ehk et ka niimoodi juppi pidi, me oleme sellega ju tegelenud juba aastaid, et üks näide näiteks, et umbes 10 aastat tagasi me juba alustasime sertifitseeritud kakao kasutamist ja üks peamine põhjus, miks me seda sel hetkel tegime, olid ikkagi need sotsiaalsed väljakutsed, mis kakaotarneahelas eksisteerivad, et millest me kõik oleme kuulnud ja mis šokolaadi teeks kibedaks, kui me neile lihtsalt nii-öelda silma kinni pigistaks. Aga siis teadmine, mis meil on nüüd läbi selle põhjalikuma töö juurde tulnud, on see, et kuivõrd palju ta aitab tegelikult ka maandada kliimamuutustega kaasnevaid riske või kliimamuutuseid, sest et nii-öelda sertifitseeritud kakao kliimamõju hinnatakse 4 korda madalamaks sertifitseerimata kakao omaks. Ehk et kui maiustada, kui šokolaadiisu on, mis ei ole jah, me ei pea tingimata maiustama, me valime seda teha, see on nauding, see ei ole vajadus, aga samas me saame seda teha vastutustundlikumalt, kui me valime siis sellise sertifitseeritud kakaoga toodetud šokolaadi. Ehk et see on midagi me oleme teinud ja ka teiste toormetega, meie valdav mõju kindlasti on ju toormetes ja esmatootmise tasandil, aga võib-olla mõni selline ainulaadsem näide, mida ma saan tuua, on siis see, et selleks, et me saaksime toota tooteid, mille koostises on toormed, mis on väiksema jalajäljega, on oluline, et keegi neid sööks. Ehk et need peavad olema lõpuks valitud, et vastasel juhul ei ole sellel mõtet. Ja et nad oleksid valitud, siis see tähendab, et ka inimesed peavad neid eelistama ja neil peab olema see teadlikkus, et millised siis need on. Ja et seda teadlikkust tuua inimesteni, siis selle aasta kevadel me lansseerisime sellise asja nagu kliimamõjumärgis. Ehk et kui te lähete Võrkla e-poodi, kus on nii Kalevi, Põltsamaa, Tahveli, teisi tooteid, kõik tooted, mida me pakume, siis iga toote juures te näete hästi sellisel lihtsal valgusfoori meetodil, kas selle toote kliimamõju on väike, keskmine või suur. Ja saate siis nii-öelda natukene teadlikumaks sellest, et millised on teie toitumise valikud ja saate üldse teadlikumaks sellest, et läbi oma toitumise on meil kõigil võimalus tegelikult kas anda hoogu juurde kliimamuutustele või natuke neid aeglustada. Ma küsin natuke seda sama asja ka teise nurga alt siis, et mis need teemad olid, just jälle ikkagi oletades, et teil on seda inimese faktorit selgelt rohkem kui siin 2 IT-ettevõttel laias laastuseks. Et mis need punktid olid, kus tuli võib-olla sulle ootamatuna, võib-olla on see juba aastaid tagasi ära muudetud, aga kus see jälg ja mõju keskkonnale just selle ESG raporti vaates oli sinu enda jaoks ka ootamatu tulemus? Paljusid asju on ju arusaadav, eks. Ülilihtne on välja mõelda ikkagi seda reisimise küsimust, ma ei tea, jäätmekäitlust ettevõttes, eks ju. Need on nagu lihtsalt püütavad asjad ja nad on enamasti võib-olla kusagil nagu selle põhitegevuse kõrval. Eks ju, et seal ongi, ma ei tea, ESG spetsialist käib ringi ja teeb selle kampaania, et teeme siin 3 prügikasti ja hakkame sorteerima seda asja, aga see ei ole suure ettevõtte kontekstis, ei ole see küsimus, mis päriselt seda jalajälge vähendab. No inimeste vaates meie mõju kindlasti on suurem mitte konkreetselt keskkonna vaatest, vaid selles S-tulba vaates, ehk et siis ESG selle keskmise tähe vaates, ehk et kuidas me mõjutame seda ühiskonda, kus me elame ja seal on siis jah, et kuivõrd mitmekesine on meie töötajaskond, kuivõrd kaasav see on, kuivõrd võrdne võimaluste poolest erineva taustaga inimestele, ehk et see mitmekesisus, palju räägitakse soolisest tasakaalust, et meil siin täna ka kenasti ilusti tasakaalus, aga kindlasti see ulatub sealt palju kaugemale, et seal on vanus, seal on hariduslik taust, seal on sotsiaalne taust, kultuuriline taust, ehk et see on midagi, millele me oleme hakanud siis Võrkla Eestis aina enam tähelepanu pöörama, et palju teadlikumad olla sellest, et kuidas soodustada sellist mitmekesist ja kaasavat. Okei, aga jõuame provotseerimiseni ka lõpuks. Suhkrut olete vähendanud tootes seetõttu, et ta oleks just tegelikult ühiskondlikult aktsepteeritum toode kogu selle ESG kontekstis? Suhkru vähendamine on täiesti üks meie jätkusuutlikkuse strateegia eesmärkidest, et nii siis Põltsamaa toodete puhul kui Kalevi toodete puhul, ja pean tunnistama, et maiustuste puhul me ei ole väga-väga edukad olnud, me oleme küll proovinud rohkem tumedat šokolaadi lansseerida ja väiksema suhkruga, aga nagu ma siin ennem ütlesin, et edukad oleme ainult siis, kui me kõik koos liigume. Et miskipärast oleme need kähku samamoodi siis tagasi võtnud turult. Et toitude jookide pooles oleme olnud edukamad, kindlasti.
Ehk see mõnes mõttes on ju ka selles mõttes huvitav, et see on, te kukutate ennast lihtsalt turult välja vastasel juhul, eks ju, et enam ei maitse nii ja seetõttu kliendid lihtsalt ei osta ja lähevad teist rada mööda. Ja me käime koos ja selles suhtes võib-olla ma nüüd alles mõistan seda küsimust, et jah, et meie mõju inimestel on kõige rohkem läbi selle, et me pakume toitu ja toit on tervis ja see mõjutab inimesi. Okei, see iseenesest, Kalevil on jälle lihtne, tema on ühendanud need asjad, ta ei andnud kellelegi mingile ESG juhile seda tööd ära, eks ju, oma majas teha, otsustas, teeb ise. Aga tegelikult need asjad mõjutavad väga nagu juhtimistasandit. See ei ole päriselt see, et sa saad seal rahulikult, Kristiina, tegele sina selle ESG asjaga, et me siin juhime ja teenime kasumit, eks ju. Et sa oled ikkagi nagu selles asjas sees. Kuidas see inimeste ümbermängimine selles olukorras toimub? Et kuidas võtta kaasa need, kelle peamine fookus omaniku ees on kasum ja tulu? See tegelikult ikkagi hakkab tippjuhtimisest peale, et see peab olema selgelt nagu ütleme omaniku ja juhtkonna vastutus. Et loomulikult mina näiteks olen tõesti see, kes Telias need teemad kokku koordineerib, aga ma arvan, et meil on selline 100+ inimest, kes moel või teisel väga selgelt toimetavad ja see laiem mõju on veel suurem. Et sisuliselt, kui me võtame kas või kogu selle nii-öelda andmed või energiajuhtimise, mina selgelt ei korralda nagu Telia energiajuhtimist. Et selleks on terve hulk teisi toredaid inimesi, professionaalne, kes teavad seda, mida, miks ja kuidas teha. Et see, ma arvan, et ongi kõige olulisem ja mulle väga meeldis, mida Evelin välja tõi, et need väiksed võidud on ka olulised, sest need muudavad selle teema selliseks käega katsutavaks ja arusaadavaks igaühele. Et ma ütlen, et nii ettevõtte juhtimise vaatest kogu see kestlikkus on selline tiimisport, üksi sa ei tee midagi ja teine pool on nagu see, et on ühiskondlikult ka tiimisport. Ehk kuna me kõik oleme niimoodi rõõmsalt üksteise väärtusahelas sees, siis jälle, et kui sa arvad, et sa oled üksi väga lahe ja teed suuri asju, siis see on küll vale. Seda ei ole olemas. Okei, ma saan aru, et see küsimus läheb nagu selles mõttes natukene valele aadressile, et lõppude lõpuks Telia Eesti juhid on igal juhul aktsepteeritud jällegi Rootsis, eks ju, et nad peavad nii-öelda olema selles mustris sees, et nad ei saa olla nagu väga nagu teise maailma. Ma arvan, et see tegelikult on meil ikkagi nagu sügavam uskumus olnud päris pikalt ka juhtkonna tasemel, et see on õige asi, mida teha. Sellepärast, et see läheb võib-olla selliseks natukene nagu plakatlikuks, aga meie enda missioon on teha Eesti elu paremaks. Ja Eesti elu sa tegelikult saad teha niimoodi paremaks, et sinu mõju keskkonnale ja ühiskonnale on ka positiivne. Et selles mõttes on päris pikalt ikkagi meil sellise punase joonena läbi jooksnud ja oleme selle proovinud hästi nagu maalähedaseks maandada, ehk teha neid asju, mis on nagu äriliselt mõistlikud ja tegelikult inimestele ja ühiskonnale kasulikud nii hästi, kui me parasjagu oskame. Et vahel oskame paremini, vahel on mõttekohti, et Kuidas Orklad see nii-öelda meeskonna kaasamine või inimestega koos selle tegemine on käinud? Jaa, see on samamoodi, et ma ka, kui ma sellele positsioonile asusin, kohe alguses ütlesin, et minu eesmärk on tegelikult see, et päeva lõpuks mind ei tohiks vaja olla. Ehk et see ei saa olla kindlasti kestlikkus ei ole projekt, mida teeb üks inimene ja vaikselt veab ja on hästi õnnelik. Et tuleb minna koos, ehk et see on see vana sõna, kas Hiina või Aafrika, keegi enam ei mäleta, on, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui tahad minna kaugele, mine koos. Ja mina tahan kindlasti minna kaugele. Ja meil on jah, kogu see kestlikkuse strateegia, seal on väga palju eesmärke, nad kõik on läbi ettevõtte jaotatud, nii-öelda põimunud ja vastutajad erinevate eesmärkide eest on nende kõige loogilisemates asukohtades, et mina ka ei paigalda päikesepaneele, ma ei oska, eks ole, et seal on teised inimesed, kes selliste asjadega tegelevad. Ja see on väga oluline ja see on olnud üks raske töö, et sinna jõuda, sest päeva lõpuks nagu kõigi asjade jaoks maailmas vaja on aega ja tahtmist. Mis see raskeks on teinud? Just täpselt, et inimestel, ma usun, et tahtmist valdavalt on, kõik tahaks ju elada paremas maailmas, aga selle aja leidmisega on tihtipeale keeruline, nagu ma ütlesin, ma olen ainus. Et teenime kõigepealt kasumi ära ja siis teeme Eveliniga kohtume ja vaatame sellest ESG. Aga sellele ma tegelikult natuke, meie igatahes näeme summaarselt küll, et pigem see ESG-ga tegelemine ikkagi toob juurde rohkem, kui viib minema. Ehk et suur osa meie Skandinaavia ärist või toodangust oleks olemata, kui me sellega ei tegeleks. Samamoodi energiatõhususeks on tegelikult ju otseselt kokkuhoid ja päeva lõpuks on see, et jah, mitmekesisemad meeskonnad, teaduslikult tõestatud, toovad paremaid tulemusi, kaadrivoolamus väiksem. Ja me usume sellesse ja me usume, et inimesed ka usuvad sellesse ja kui me sellega tegeleme, siis me võidame tarbijate usalduse ja päeva lõpuks see kandub ka
majandustulemustesse. Kalev, kuidas sellega on siis? Sa oled võtnud selle asja enda kätte, inimesed ärge muretsege, te tehke oma tööd, ma panen selle ESG raporti kokku. Ei, niimoodi ei ole, ma tahtsin öelda, et mul on ka ikkagi keegi, kes aitab selle raporti kokku panna. Et ma küll olen väga selgelt huvitatud, et see tekiks ja mis seal sisse siis lõpuks kirja saab. Aga ma arvan, et see äritegemise mõttes piirang on väga aus, et selles Skandinaavia, Baltikumi äriruumis on praktiliselt võimatu lähiaastatel äri teha, kui me sellega ei tegele ettevõttena. Et sellist lootust ei ole juba mitu aastat, et seda saaks kuidagi kõrvale jätta, et see ei ole justkui juhtkonna asi või see ei ole äriliselt oluline. See on äriliselt oluline, peab olema selge. Lihtsalt need nõuded tekitavad mingid käitumisi, mis ei ole võib-olla tervitatavad, just sellised, et saatke mulle oma sertifikaat, ma panen selle enda sellesse aruandesse juurde ja siis on kõik jälle hästi, eks ole. Et seda sisulist arusaamist on ikkagi mõnikord väga vähe ja too võib olla siis jumal teab millest põhjustatud ajast või millestki muust, aga ma arvan, et see äri seotus sellega, et peab ühiskondlikku mõju arutlema ja tajuma, et see on vältimatu, et see jääb niimoodi ja see on juba niimoodi. Tead, see on nagu viimane asi ka, kogu nagu see teema, mis puudutab just seda organisatsioonikultuuri ja nii edasi. Et me jälle, ma arvan, et siin ei ole nagu kohal ühtegi sellist või laval ühtegi sellist ettevõtet, kelle jaoks see mõistmine oleks uus või et juba olete eos organisatsioonid, mis mõistavad ressursi, tööjõuressursiga tegelemise vajadust ja kogu see hoolitsemine ja mingid põhimõtted ja nii edasi. Aga just selles maailmas, kui palju on mingeid asju, mida tahaks teha, aga mingil põhjusel, kas Eestis ei saa teha või Eestis ei lähe hästi. Ma julgen oletada pakkuda välja, eks ju, et seesama siin, et on sattunud 2-2, see on hea juhus. Et olen nagu nendes olukordades olnud küll ja veel, kus pean võtma osalejalt selle kriitika vastu, et näed, kuule, istuvad nagu ainult mehed. Et see on väga tavaline, et nii lihtsalt on. Ja on mingid teemad, kus saalis on täiesti ainult naised. Et see on nagu üks asi, mis on Eestile väga-väga iseloomulik ja mis teeb meie nagu toimetamise mingis mõttes keerulisemaks. Mis veel on? Kus veel selliseid näiteid on, kus me Eesti mingi elukorralduse traditsiooni tõttu jääme nagu natukene jänni selle ESG-reegli just selle kollektiivi ja inimeste poolse teemaga? No eks Võrkla on läbi viinud uuringuid selliste kestlikkusalaste hoiankute ja käitumise kohta nii Balti riikides kui Skandinaavias ja me oleme näinud nendest, et jah, eestlased kipuvad olema kõige skeptilisemad selle osas, et üldse mingi kliimakriis maailmas on olemas ja et sellega oleks vaja tegeleda. Ja päeva lõpuks loomulikult Võrkla Eestis töötab umbes 600 inimest ja me kuidagi ei sea piiranguid või selles suhtes, et loomulikult me oleme peegeldus meie ühiskonnast. Et meil samamoodi, et ma usun, et see selline teadlikkus on midagi, mis tahab veel tekkimist ja eks seal on siis, seal ei ole ju midagi selles suhtes häbeneda, et see ajalooline taak, kust me tuleme, et me tulemegi teistsugusest ühiskonnast ja me ei saagi oodata, et me oleksime kuidagi Skandinaaviaga ühekaugel juba ja see ei olegi ju tegelikult ka võistlus. Ehk et kestlikkus ei peaks olema võistlus ja me ei peaks ka nagu võtma nüüd lahti kahte aruannet, õunad ja apelsinid ja hakkama vaatama, et kuidas, et tegelikult oluline on, et me tegeleme, mitte tingimata see, et pinge hea. See, mis sa nagu ütled, ma proovin nüüd kuidagi võtta kokku, et Eesti töötaja tegelikult ei mõista seda väga. Et ta teeb, talle öelda, et ma tahan töötada siin, ma teen seda, aga enda sees see ei tule. See tuleb aina enam ja mis mul on hea näide, et me Võrkla Eestis läbisime siis kõik sellise kestlikkuse akadeemia, mis on 20 tundi e-õpet ja väga põnev ja väga hea. Ja ma näen küll, et peale selle läbimist inimeste enda seest initsiatiivi on hakanud tulema rohkem. Ehk et selline teadlikkus ikkagi paneb tegutsema. See on veidi selline nagu keskkonnaalase kirjaoskuse küsimus, et see ei teki ühel hetkel, see tekib samm-sammult ja ma arvan, et seda on hästi palju tegelikult nooremates põlvkondades. Kui ma oma lapsi vaatan, et see on või nende põlvkonda, siis see on kindlasti hoopis teistsugune. Et väga nõus sellega, mida sa Evelin ütlesid just sellest vaatest, et eestlastel see keskkonnateema ei ole nii südamelähedane ja meil on, ütleme nii, et kui me võtame oma sellised fookusteemast Telias, et üks pool on keskkond, aga teine tegelikult sotsiaalsest vaatest on hästi oluline kõik
kõik see, mis puudutab küberturvet ja infoturvet, ja seal on väga selgelt, seda mõistetakse, seda teadvustatakse, sest väga suur hulk inimesi on mingite küberrünnakutega moel või teisel kokku puutunud või petukirjade või millegi muu taolisega. Kliimat me tegelikult neid muutusi Eestis elades nii selgelt ei taju ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, mis meid paneb võib-olla natukene teistmoodi mõtlema, et suvi on meil ikka suvi, talv, jälle detsember, lumi maas, et see ei ole nii käega-katsutav ja see on inimlik, et need muutused võtavad aega. Kas sa näed veel midagi, et see kliimateema üks ja üks keskkonnahoiuvajaduse teema laiemalt, kas mingeid asjad on veel, mis võib-olla ei ole nagu meie jaoks nagu nii või nii tähtsad? Eestlane on, ma arvan, et see on tugevus, mitte nõrkus, eestlane ei ole kampaania usku. Ja see on küll, et kui mingite asjadega lennata kuskilt, on see siis kelle iganes poolt niimoodi peale, et nüüd on Nadafeedia stiilis, siis see ei toimi Eestis ja selle üle mul tegelikult on ainult hea meel. Et mulle tundub, et eestlane julgeb vaielda, julgeb vaidlustada, julgeb tegelikult diskuteerida ja see võib tegelikult mingid protsessid muuta aeglasemaks, aga kokkuvõttes see on tugevus. No võib-olla on ka see tohutu uskumus, et keskkonnahoidlikkus, see kõik tähendab tingimata suuremaid kulusid ja kallimat ja see tähendab, et meilt justkui võetakse midagi ära ja miski läheb kehvemaks ja see loomulikult millestki loobumine on inimese jaoks alati väga raske ja see tekitab ka natuke sellise vastumeelsuse. Lisaks see kampaania teema, eks see on nüüd midagi, mis on moes ja küll ta läheb mööda. Kalev, sinu käest viimane küsimus. Mis otsas sa soovitad pihta hakata? Et sa tood väga hästi välja selle, et kui tahta teha Skandinaavia suunal äri selles ruumis, kus me siin oleme, järgmiste aastate sees täiesti päev selge, et sa jätad ennast turult välja väga tõenäoliselt, kui sa ei tegele selle küsimusega. Ükskõik isegi siis, kui sa mõnikord pead apelsine õuntega hindama. Et enda kogemuse pinnalt, kus siis alustada, mis on need head sammud, mis aitaks ka nendel ettevõtetel, kes ise deklaratsioone esitama ei pea, aga oma klientide jaoks seda tegema peavad? No, compliance on lihtne ühesõnaga ja tegelikult odav, et sellesse ei maksa ennast ära uputada, ma tahaks öelda, et sobiva aruande kokkupanemine on alati lihtne ja ärge sellesse uppuge, aga hästi selgelt tegelege sisuga, et mida päriselt teie ettevõtte teenusena või asutusteenusena pakub, kuidas see ühiskonda mõjutab ja võtke inimesed kaasa, sest ma arvan, et meie oleme hästi seda usku, et meil on missioon, et me usume, et me teeme õiget asja, et me mõjutame ühiskonda hästi ja see teeb, ma arvan, et kõik meie töötajad hästi uhkeks selles osas, mida nad teevad. Ja see ei ole kampaania mingis mõttes, ma arvan, aga ma arvan, et kuidagi sellest rääkimine on asi, mis inimestele läheb korda. Tegelege sellega, et teie meeskond saab aru, kus teie mõju on ja tegeleb selle mõjuga ja ei tegele sellega, et meil on vaja see raport esitada, sest keegi käsib. No ei peaks käsu pärast tegema, tõesti see ei tööta Eestis üldse. Suur aitäh teile selle vestluse eest. Kristiina Maasik, Evelin Heiberg ja Kalev Pihl andsid oma kogemust edasi. Aitäh!